Heidi siin jälle ja mul on väga hea meel sind näha. Täna ma tahaksin sinuga rääkida sellisest väga olulisest asjast. Jälle järjekordselt on meil siis sari, me oleme nüüd 7. korda, ma olen sinuga eetris siin. Ja me räägime siis sinu haav loob sinu reaalsust, jah. Ja me oleme täna jõudnud sellise teemani näiteks, et me vajame energeetiliselt luba. Ja mis see luba on siis energeetilises, mis sind kinni hoiab ja kuidas seda alateadlikult luba on vaja ju anda, on ju. Ja ma natuke seletan sulle, mida ma väga palju näen inimestega ja mitte ainult ettevõtluses, aga kui sind ettevõtluses huvitab see, et miks sa ikka veel ei tegutse nagu täiel potentsiaalil, siis ma annan täna sellise, kuna ma olen ettevõtlusmentor olnud üle 30 aasta, siis www.heidiblumberg.ee äritest on ju, Aariga, mitte äriga on ju. Ma panen selle lingi siia alla ka, siis sa saad seda testi teha ja vaadata, et mis sind hoiab tegelikult sinu äris tagasi. Ja seal on, tihti on see just luba, et ma seletan natuke sulle natuke lahti, et sa saad nagu paremini aru, aga anna mulle teada, kas see on äris, võib-olla see on ka teistes eluvaldkondades, noh, kindlasti on teistes eluvaldkondades, kus sa ei luba endale edu kogeda. Ükskõik, see on siis alateadvus, eneseareng, enesekindlus ja sa ei vaja rohkem strateegiat, sa vajad luba. Et mida see siis tähendab, et väga palju ma näen inimesi, kes justkui nad ei luba endal nii-öelda palgatöölt ära tulla, nad ei luba endal hommikuti kaua magada ja nad ei luba endale mingeid asju vara magama minna, nad ei luba endal puhata, lugeleda. Noh, nad ei luba endale mingeid asju teha, nad ei luba endale alustada koolitamist, nad ei luba endale 3, 4, 5 kuud asja, on ju, ma ei luba endale kooki, on ju. mida iganes ma endale ei luba, on ju. nii et sa kodeerid oma bioloogia ära sellega, mida sa lubad endale ja mida sa ei luba. nii et see on nagu selline hästi suur teema, ma võiks sellest nagu kohe meetreid lugeda, et kui sa oled mul stardipunktis, stardipaugust tule küsi rohkem mulle, on ju, või kiiretes, kus kohas meil on nagu need Zoom kõned sinuga üks-ühele või grupis, siis küsi julgelt, et ma hea meelega vaatan, mis lepingud sa oled endaga sõlminud, et miks sa ei luba endale seda siis tegelikult. Ja võib-olla minu puhul on ka, et issand jumal, ma ei ole endale nii palju asju lubanud, nüüd ma olen juba päris heas kohas, ma päris palju asju luban endale. Aga ma mäletan hästi, et ma olin lastega pikalt kodus olnud, ma olin ju 14 aastat kodune ema, onju, siis ja ma ei lubanud endal saada edukaks äris, onju. Ma küll tahtsin, ma kuidagiviisi nagu mõtlesin ja valmistusin ja alles, kui ma nagu alateadlikult lubasin endale edukaks saada, siis see hakkas juhtuma. Nii et kuidas see sind kõnetab, et sa vajad luba ja meil ongi ja luba me tihti ei saagi, me ei saagi luba, et kellegagi sõbraks hakata või kellegagi abielluda või kellegagi lahku minna või suhtesse minna. me kuskil ootame mingi, ma ei tea, looja peab meile andma loa või teised inimesed või keegi annab meile tunnistuse, ma annan sulle tunnistuse, et sa saad hakata midagi tegema. Ja ma olen oma klientidega seda teinud ja ma ikka veel oma koolitustel annan tunnistusi inimestele, sellepärast et see tunnistus on midagi, mis sa saad kätte ja sa saad, oh, ma olen nüüd nagu sertifitseeritud, ma saan, on ju, ma olen akrediteeritud, on ju, minu programmid, on ju, mul on Töötukassaga lepingud, on ju, millega ma saan aidata inimesi, on ju. ehk siis ma annan neile loa, on ju, midagi teha, mida nad tegelikult suure tõenäosusega juba oskavad 80% enne, kui minu juurde jõuavad. lihtsalt neil on puudu struktuur, selgus, süsteem, see on see, mida mina saan anda, on ju. ja, ja kuidas sa alateadlikult haavaga, Heidi, et sa räägid sellest teemast, et kuidas siis sinu haav seda kõike teeb, siis võib-olla nagu sa võid ise ka mõelda selle peale, et kas sa lubad endal olla nähtav? Kas ma luban oma täies hiilguses, oma suuruses ja kurvides olla nähtav? Kas ma luban olla endal mina? On ju, ma võin teha oma igasuguseid nalju ja igasuguseid asju ja kui ma ei meeldi inimestele, see on mulle tegelikult ükskõik, täiesti ükskõik, on ju. On ju. Ma ei võta seda absoluutselt isiklikult, ma ei võta seda oma energiasse, aga see ei ole alati nii olnud.
ma olen ennast peitnud veel, ma ei tea, 10 aastat tagasi minu profiilipildiks ma guugeldasin ja panin mingi jõuluvana päkapikku maja või lillekese onju. Ma ei tahtnud oma nägu näidata, sest ma tundsin, et inimesed justkui nad kühveldavad mu energiat ära. Onju. Selleks ma pidin käima 2 korda šamaani juures. jah, Hispaanias, et ma sain nagu aru, mida ma teen ja tänu sellele ma seda kogemust tegin. Ükskord ma käisin üksi seal šamaani juures, teine kord ma käisin koos oma abikaasaga seal šamaani juures ja, ja ta õpetas mulle, kuidas ma saan panna hästi teadliku, ülitundliku empaadina, kuidas ma saan seda teha nii, et kui inimene tuleb mu sessioonile, ma räägin sinuga, ma aitan sind, mul on see võime, onju, ma tunnen sinu valu, ma tunnen sinu emotsioone, ma tunnen sinu haiguskoldeid oma kehas, siis ma suudan emotsioone nagu peegeldada ja tundeid peegeldada. aga kujutad sa elu enne, kui ma seal šamaani juures käisin, siis ma kogu aeg tundsin ja peegeldasin inimesi, onju. aga tegelikult ma ei taha inimesi peegeldada, see on minu elu, see on minu emotsioonid, see on minu tuju, onju. kui kellelgi on kurb tuju, ma ei pea tundma ennast halvasti, onju. keegi kaotab läheduse, ma ei pea olema leinas, onju. keegi läheb lahku kellelgi on südamevalu, depressioon, ma ei pea tundma oma kehal seda. nii et minu suurim haav oli just see, et miks ma selle ülitundlikkuse välja kujundasin. kui sa nüüd oled kuulanud seda sarja, siis sa natuke tead mul juba lapsepõlve kogemustest. minu lapsepõlve kogemus oli ka see, et kõiki neid haavu ja neid lapsepõlve kogemusi, neid silmas pidades oli minu AC noh, hästi-hästi kõrge on minul see, mis mul on lapsena juhtunud, onju. et ma olen ju see põlvkond, kes veel sai rihma ja vitsa ja kõike muud ka, onju, väiksena, onju. nii et see oli kasvatusmeetod, onju. tänapäeval see enam nii ei ole, onju. Tutistada ja nurgas seista, onju. et kõik need asjad nagu ju muserdavad sinu enesekindlust lapsena, onju. nii et ma ei ole selle poolt, et inimesed ütlevad, oo, et see tegi must inimese. ei, see tegelikult pärssis, sa isegi ei tea, kes sa olla võiksid, kui sa seda ei oleks elus olnud, onju. jah, see on nagu absoluutselt minu kogemus siis onju, mis siis tähendas seda, et ma pidin kogu aeg olema nii-öelda valveseisundis. mis tähendab valveseisund? valveseisund on see, et sa kogu aeg tunned, et sa ei saa magada, sa pead valvama nagu seda ruumi, ma ei tea, 360 kraadi enda ümber, silmad on kuklas ka onju. nii et see on see asi, mis siis nagu hästi palju siis töötab, et sa pead valvama ruumi ja ruumi energeetiliselt, on ju, ehk siis kõiki neid nähtamatud maailma olendeid, on ju. sa tunnetad juba nagu mingit õhu liikumist, on ju. ja sa tunned ka teisi inimesi, seepärast, et ma pidin alati teadma, et mis tujus näiteks keegi mu peres on ju. et kui keegi oli nagu, kui ka sinu peres on keegi erivajadusega, on ju, või noh, mingite tugevate traumadega, et ta on nagu selline, sa pead tundma justkui nagu sa ka, nagu käiksid munakoortel kodus, onju, siis see sinu närvisüsteemi kohutavalt kurnab, onju. ta väga kurvab su närvisüsteemi ja ta teebki selle hästi tundlikuks, onju. ja minul oli selleks hetkeks oli, kui mina hakkasin nagu oma haava nagu tervendama, olin ma väga harjunud nagu nende munakoortel kõndima, et teha nagu inimesed tahavad, proovida nagu, inimesed on matsid, siis ma naeratan, onju, inimesed solvavad mind, ma naeratan, onju, tahan, et kõik oleks nice, onju, olge ainult rahul minuga, onju, et armastage mind, onju. aga inimesed ju ei armasta sind tegelikult, onju, nad on hädas oma teemadega, nad tahavad sind lihtsalt ära kasutada või kuidagi painduda enda soovide järele, et sa justkui oleksid nende jaoks mingis rollis, onju, kus sa võib-olla üldse see ei olegi päris sina, onju. nii et ma tean, et see jutt läheb natuke tiibiks, onju, aga ma loodan, et sa oledki minu jälgija, minu kuulaja, sellepärast et sa tahad minu tiipi juttu kuulata ja kui see ei meeldi sulle, siis sorry, onju, siis ma ei ole ilmselt sinu jaoks. nii et see ongi, et ma läksin nii ülitundlikuks, et kõik need 5 peelt, mis meil on ju, ülitundlikkuse meeled on ju. ehk siis üks on see haistmine, et ma juba tundsin, nagu mul on haistmine, praegu see oli kõige tugevam meel, see on ka Human Designi kaardil mul on mul see smell on mul kõige olulisem, on ju. nii et juba selle kaardi järgi saab ka vaadata, nii et kui sina veel ei tea, siis kindlasti vaata Heidi Blomberg Kalfrips HD on see Human Designi kaardi, saad tasuta talle teha, kes sa siis oled, on ju. ja stardipunktis ja stardipaugus on mul tasuta Human Designi kursus ka, on ju. just sellest, et kuidas sa saaks paremini oma elus hakkama saada.
nii, aga lähme asja juurde. Nii et minul oli siis see haistmine, siis ka hästi palju see tundmine on ju. Ma, nagu ma ütlen ka, et ma tundsin nagu oma keha pealt nagu kõike külma tunnet, kui ma midagi lahti lasin või sooja tunnet, kui energia tõusis on ju. Ja teiste inimeste asju ka, nii et see oli väga suur anne, aga ma ei osanud seda kasutada. Ma mäletan väga hästi, kui mul olid lapsed väiksed, ma olin just hakanud saanud levise selja nii-öelda ära tinistada, ma olin nii, vau, nüüd ma tean, kuidas inimesi aidata uskumusi muuta, ma tean, kuidas neid leida, ma tean kõike seda, onju. ma olen nii tark, onju, sihuke tunne oli. aga ma ei osanud veel seda, ma ei olnud veel selle haavaga tegelenud, onju, sellesama oma energiahaavaga. ja juhtus siis selline asi, et ma sain väga head ruumid, et Dagmar Sellisin, kellel on Tartus Dorpat spa, Dorpati spaas tegutses, siis tema kutsus mind vastuvõttu tegema. et Heidi, tule, meil on siin tore ruum, et tule tee vastuvõtte. ja ma siis käisin seal ja tegin vastuvõtte, seal oli selline tore, sai teha väga maitsvat teed, nii et Dagmar, kui sa seda kuulad, siis see tee oli imeline et mu kliendid alati tänasid selle tee eest ja ma tegin pooletunniseid seansse ja inimesed tulid Tallinnast, Saaremaalt, ma ütlesin, et ma lihtsalt ei suuda rohkem teha, et ma ei suuda seda tähelepanu energias hoida, seda selgeltnägemist ja kogu seda siin abistamist rohkem kui pool tundi, aga ma garanteerin, sa saad väga hea tulemuse poole tunniga. Inimesed usaldasid, täiesti võõrad inimesed käisid mul ja erinevad teemased, küll oli inimesi, kes öösel sundsöömine oli või kaalu, ma ei tea, kaalu ei saanud alla või mingid terviseprobleemid või no, ja loomulikult seljavalud ja igasugused asjad. no meeletult palju oli mul kliente ja mõtle, ma olin siis kahe väikse lapsega, onju. mul oli kaks last, onju, 3-4-aastased, onju. ja ka ma niivõrd tundsin, et issand, see on mul nii passion, ma tunnen, et see on mu kutsumus, ma tahan seda teha, ma tahan aidata inimesi, onju. ja ma olen nii tänulik, et ma saan seda tööd täna teha, onju. aga siis mõtle, mul on need väiksed lapsed, onju. ma armastasin oma lapsi, ma tahtsin ennast avada, issand, ma olen saanud mingi väga ägeda asja kätte, ma pean seda maailmale jagama. ja väga palju mõjutas mind ka minu toonane coach, mul oli Eestis üks naisterahvas, kes elas Inglismaal ja ma olin täiesti, issand, kui äge naine. ja ja siis Sirli, kui sa seda kuulad, siis hei, Heidi siin, et mulle väga-väga, ma võtsin temaga, maksin talle palju raha ja tegin temaga kursuseid ja tegin temaga üks-ühele tööd. ja, ja tema oli selles mõttes, tema näitas mulle seda, et kuidas mina nüüd saan selle oma, kuidas ma saaksin neid tegevusi, sest mina olen hästi palju selline, kui sa näed, mul on hästi palju ideid, onju. ma olen human design'is on mul siin kõik lahti, see valge osa on mul siin üleval ja mul on vaja lihtsalt teha see tegevusplaan ehk siis jõuda nende asjade tegemiseni. ja, ja mul on järjest teen neid ja kui ma ei viitsi neid teha, siis ma teen mingeid teisi asju. aga noh, usu mind, ma teen väga palju asju, sellepärast et mul ei ole mingeid blokeeringuid tegevusega ja mulle meeldib asju teha, mulle meeldib uusi asju luua, mul on üle 400 online kursuse webinari. nii et ma olen teinud väga palju tööd ja mulle meeldib see, sest mu töö on minu passion on ju. ja ta ütles väga ilusti, et vot sel hetkel ma kartsin just seda, et mis inimesed arvavad sellest, et ma olin tulnud business'ist on ju, ma olin tulnud nagu, ma olin corporate world'ist tulnud, ehk siis ma olin selles kohas, kus ma olin olnud, lõpetanud ülikooli, mul oli strateegiline juhtimine, rahandus, turundusmagister on ju. ma olin töötanud 3 aastat, toonud Tartusse täiesti uue kaubamaja, Zeppelini keskuse, mis avati samal aastal kui Aura keskus, Tartus veekeskus ja Zeppelin oli no top 1 koht sel hetkel. ja, ja meil läks väga hästi ja ma panin kogu aeg passion'i sinna sisse ja see on kõik, sest samal ajal olin ma ka Kangas ja Nööp poe ärijuht Tartus ja ma tegin 2 tööd, mul oli see kaubanduskeskuse juhtimine, haldus ja mul oli see Kangas ja Nööp on ju, ehk siis see tiimi juhtimine, mul oli maksimaalselt 8 töötajat on ju, kes mul olid siis, kelle graafikuid hallata. ise olin letis on ju, müüsin sellepärast, et sealt tuli müügiboonus jälle on ju, nii et see oli väga selline huvitav teekond, kus mul oli nagu see, ma nagu leidsin selle, et mulle nii meeldib müüa inimestele onju. et ma ei pidanud seal letis olema, aga ma alati tahtsin minna, sellepärast et üks asi oli see müügiboonus ja teine oli see excitement ka, et suhtlus inimestega, mulle meeldib suhelda onju. ma olen väiksest peale olnud ilma selle haavata olin ma väga-väga suhtlusaldis, aga see haav nagu pani minu suhtluse kinni. sa näed seda asja jah? nii et
ma olin väga kaua oli see nii-öelda introvert, onju, ja kui sa loed mu raamatut introverdist ja ekstraverdist, onju, sisemisest sarjast välja, siis ma räägin seal oma teekonda, onju, nii et julgelt telli seda raamatut, seal on ägedad boonused, sa ei kahetse mitte hetkekski, kui sa seda loed. ja, ja nii see siis oligi, et see minu teekond nagu tõi mul sinna kohta, aga ma ei saanud sealt enam edasi minna nende sessioonidega. ja miks ma nendega edasi ei saanud minna, oligi see põhjus, et minu energia ei kandnud välja. eks see haav, ma ei olnud ennast veel ikkagi aktsepteerinud selle haavaga, onju. ja ma pidin aktsepteerima seda haava, et saada sinna edasi, nii et nüüd ma järjekordsed inimesed, kes sellise haavaga onju, nad on ülitundlikud, empaadid. see oli mul täielik nuhtlus. sest ükskord ma tulin sealt koju, mul oli just olnud üks vähihaige klient, vähihaiged kliendid on tegelikult väga rasked kliendid, sest neil on väga palju viha ja häbi ja sellist resentment'i, ehk siis nad ei taha andestada nendele inimestele, kes neile kunagi paha on teinud. teadlikult tahavad, aga alateadlikult mitte, onju. siis oligi see lugu, et Levis ütles mulle, et nii, nüüd on läbi, nüüd et vali, kas siis põhimõtteliselt see ei ole normaalne, et sa tuled sealt koju, sa oled niivõrd väsinud nagu tühjaks pigistatud sidrun ja sa oma emotsioone kallad minu ja laste peale välja. ja siis ma lõpetasin selle töö ära ja ma ei teinud seda tööd circa 12 aastat. no ja siis juba ma sain juba, kui ma hakkasin seda tegema, ma pidin endaga väga palju oma haavadega tööd tegema selleks, et mul läks 6 kuud selleks, et ma saaksin hakata tegema. et 6 kuud läks mul selleks. pikas perspektiivis ma täna ütlen, et see oli väga väike aeg. mina aitan oma klientil seda teha 1-2 seansiga, see ei lähe enam 6 kuud, onju. aga see on minu lugu, onju. nii et mikspärast siis ma räägin seda lugu sulle, sellepärast ma räägin sulle seda lugu, et see ongi, ma alateadlikult piirasin enda potentsiaali just selle sisemise haavaga, et ma ikkagi tegelen selle sisemise haavaga, ma ei teadnud, et ma pean sellega tegema. ja kohe, kui see haav läks nii valusaks, on ju, mäletad seda kummi, mis ma rääkisin enne, siis see kumm hakkas nii haiget tegema, mul ta hakkas juba nii soonima minu kaela, onju. ta hakkas juba mõjutama minu suhet, minu raha, minu kõiki teemasid, onju. see, et ma ei saanud enam välja minna ja ma ei saanud olla rõõmus, onju, siis ja ma pidin hakkama sellega tööle. ma pidin hakkama ja tuli ka lahendus, tuli ka õpetaja, onju, nagu öeldakse. kui sa oled valmis, siis õpetaja sinuni tuleb, sest sa aru, et see on sinu õpetaja, onju. nii et ma loodan, et sa ka, kui sa nüüd oled, tunned, et sa ei luba endal olla sina, sa ei luba endal olla liiga palju, sa ei luba teha neid asju, kõik ütlevad niši kogu aeg. sa ei tea, mis niši valida. niši mittevalimise oskus on ka haavateema, onju. nii et sa nagu vau, see on nii lai teema, onju. nii et kui sa tahad, tee seda äritesti, heidnumber.ee äritest ja kommenteeri sinna all, mis on sinu kaasa võetud.